jätkame enda selle kuu teemat, milleks on usu alused. Ja kui eelmisel pühapäeval rääkis Risto, siis siit on väga hea sild tänasesse päeva. Kas te mäletate, mis ta ütles, mis on usu vastand? Kes mäletab? Hirm, täpselt nii. Ja see on justkui sild tänasesse päeva, kui me räägime usu alusest, läbimurdest. Ja tänane kontekst avaneb meile 9. sajandil enne Kristust, kui me leiame eest sellise kuninga nagu Jehoosafat. Ja siin on toodud tema valitsemisaastat, elas siis 9. sajandil enne Kristust, kusjuures on öeldud, et ta oli nii Juuda kui Iisraeli kuningas. Kas see on nagu vastuolu? Ei ole. Iisrael teatavasti jagunes 2 kuningriigiks ja see näitab nagu tervikut. Aga ta oli siis Juuda kuningas ja see tänane lugu, millest me räägime, on 2. ajaraamatus. Jehoosafat heebrea keeles siis issand mõistab kohut. Ja üldiselt räägitakse sõnas, et ta oli väga hea kuningas, kuigi ta tegi ka kompromisse. Näiteks siis koostööd kuningas Aahasega, kes oli selline negatiivne tegelane. Ja nüüd, kui me vaatame seda kaarti, siis see lugu avaneb meile seal Surnu mere siis ida pool. Me näeme, seal on Moabide kuningriik ja ammonlaste kuningriik. Need on siis värvi järgi, võib-olla on kaugelt keeruline näha, aga on kollane ja lilla. Ja seal vahel on siis Surnu meri ja me täna räägime siis ühest suurest lahingust, mis toimus Juuda kõrbes, see on sellest Surnu merest kuskil seal keskel, kus on Hebron, kui te näete nagu lääne poolt. Ja ma loen selle läbimurde siis konteksti avamiseks 2. ajaraamatu 20. peatüki. Ja tekst tuleb ka ekraanile, aga kes ei näe, siis kuulake mõttega, sest need Vana Testamendi lood on sellised, et need ei ole lihtsalt mingisugune ajalooline kirjeldus, vaid nende läbi avanevad teatud printsiibid, mis kehtivad tänapäeval igaühe meie elus. Ja mõtleme, mida see tänane tekst meile ütleb. Ja ma ei loe seda tervikult, vaid hakkame järjest minema. Nii. Taustaks veel nii palju, et kes need Moabid ja ammonlased olid, et nad on tegelikult siis kaugelt sugulased. Nad on teatavasti Loti järeltulijad. Ja kes on lugenud piiblist seda lugu, siis Lot läks mäestikku ja kuna seal tema tütardel ei olnud mehi, siis ta mõlema tütrega sai pojad ja üks oli siis Moab, nendest tulidki Moabidid ja Moabid, teised olid siis Ben-Ammi ja nendest tulid ammonlased. Ja tänapäeval on geograafiliselt seal siis asub Jordaania. Niisiis nad olid Iisraeliga kaugelt sugulased, aga neil olid pidevad konfliktid, mis olid nii usulised küsimused, olid territoriaalsed küsimused, ühesõnaga seal oli poliitiline rivaliteet ja nii edasi. Ja nüüd ongi siis seadnud üles ennast vastasleer, nad on loonud liidu ja tulnud siis kambakesi, et sõdida. Nii. Ma panen siit esimesed 4 salmi ette. Ja kes ei näe sealt ekraanilt, siis kuulake. Aga pärast seda tulid Moabid ja ammonlased ja nendega koos meunlasi Joosafati vastu sõdima. Siis teatati Joosafatile. Sinu vastu tuleb suur jõuk teiselt poolt merd Aramist. Vaata, nad on Haseson Taamaris, see on Eed-Geedis. Siis Joosafat hakkas kartma ja pööras oma palge issandat otsima. Ta kuulutas välja paastu kogu Juudas. Ja Juuda kogunes issandalt abi otsima. Ka kõigist Juuda linnadest tuldi issandat otsima. Siin on pikem lugu kokku võetud, aga kui me püüame mõelda, et mis siin meile tegelikult öeldud on, siis esimeses 2 salmis saab selgeks, et on tulemas ülekaalukas vaenlane. Ja on selge, et siin inimlikku lahendust ei ole. Kui Joosafati armee oleks olnud suurem ja linnad kindlustatud, siis ei oleks mingisugust muret. Aga on aru saada, et vaenlane on selgelt ülekaalus ja lihtsalt inimlikku lahendust ei ole. Ja kohe, mida Joosafat teeb õigesti,
on see, et ta inimlikult süda satub kartusesse, nagu me loeme 3. salmist, aga see ei ole paanika. Ja see on esimene õige samm, sest et tema saab aru, kust tuleb abi. Ja selle asemel, et vaadata lihtsalt seda suurt jõuku, ta pöörab oma pilgu üles. Ja mitte ainult tema ise, vaid need, kelle üle tal on autoriteet. Ta ütleb, et nüüd on aeg kokku tulla, nüüd on aeg palvetada ja nüüd on aeg paastuda. Ta vajab ilmselgelt läbimurret, sest ta saab aru, et tavalist lahendust ei ole. Kui me mõtleme, mis asi on läbimurre, siis intuitiivselt paljud meist saavad sellest aru. Vaatasin, mida Eesti Keele Instituut ütleb selle kohta: suur saavutus, avastus või muu, mis avab võimalused pöördeliseks arenguks või edenemiseks. Ja mis on läbimurde vastand, on paigalseisu jätkumine või isegi halvenemine. Ja see on see, kust tuleb otsene seos siis meie eluga. Meil kõigil on midagi, milles me vajame läbimurret. Ja me läheme kohe sellega rohkem süvitsi, aga kui mõelda, et aga Jumal on andnud meile ainukordse elu siin maailmas, et miks me ei võiks lihtsalt rõõmu tunda sellest siin? Miks me ei võiks elada rahus? Miks meil tekib vastasseis? Miks meil tekivad need olukorrad? Miks Joosafat, kes oli hea kuningas, miks tal järsku tuleb seista silmitsi armeega, mis on temast väga palju suurem? Aga siis võikski mõtlema hakata, et kas meie elu eesmärk siin on lihtsalt mõnusalt aega veeta, et kuidagi rahulikult ja toredalt see maine eksistents otsast lõpuni veeretada. Ja ilmselgelt see ei ole Jumala plaan. Et me elame klassiruumis. Meil on võimalik õppida, kasvama, me õpime Jumalat tundma, me õpime ise ennast tundma. Meil on võimalik siin maises eksistentsis saada mingid kogemused, mida tulevikus, igavikus ei ole võimalik saada. Tunda inimlikku vastuseisu, kiusatust, aga õppida see ületama, tõstama pilk üles, saada aru, kuidas lahendused tulevad. Ja kui me oleme selle olukorra keskel, siis esimene küsimus, mida inimene sageli küsib, on, et miks Jumal? Miks sa lased mul sellistel asjadel juhtuda? Ja mis ma nüüd teen? Mida mina teen? Aga see on vale küsimuse asetus, vaid selle asemel me peaks küsima, et mis sina, Jumal, tahad teha? Mida sa mulle öelda tahad sellega? Ja teine küsimus, mis me ka tänasest tekstist näeme, mis on väga õige, mitte mida mina nüüd teen, vaid mida, Jumal, sina nüüd teed. Mina ei oska, minu vastu tuleb see suur armee. Ja me ei peaks seda nägema kui Jumala kohut või karistust meie üle, kui meil tekib selline olukord elus. Mulle väga meeldib see mõte, et see maine eksistents, et me ei ela nagu kohturuumis, vaid me elame klassiruumis. See ei ole see, et on mingi kuri boss, kes soovib meile halba ja ootab, kuni me läbi kukume, et siis õiglane karistus määrata. Vaid see on meie võimalus kasvada, õppida Jeesuse sarnasemaks muutuma. C.S. Lewis on väga hea lause öelnud, et Jumal sosistab meile naudingutes, aga hüüab meile valus. Selline vastuseis ja sellised olukorrad, mis meil elus tekivad, on sageli ülivajalikud selleks, et me avaksime jälle kõrvad Jumalale, mis tema meile öelda tahab. Sest et igapäevases võidujooksus justkui Jumal sosistab ja on kuskil taustal, aga kui armee tuleb, siis muutub akuutseks. Nüüd on selline olukord. Kuidas Jumal saab sinu tähelepanu? Aga ennekõike, millest sina läbimurret vajad? Need teemad on meie jaoks väga-väga isiklikud. Ja ma usun, et suurem osa meist vajab mingis valdkonnas läbimurret. Väga tavalised asjad on näiteks tervis. Võib-olla on mingisugune tervise küsimus, millega sa oled aastaid kimpus olnud. Ja sa palvetad ja vahepeal nagu läheb paremaks ja siis tuleb tagasilöök ja siis jälle nagu läheb paremaks, aga sa tunned, et sa oled kinni selles, sa ei saa siit välja. Võib-olla need on mingid inimsuhted, sa oled proovinud läbi saada, see võib olla kõige lähedasem inimene, kas sinu abikaasa, kas keegi sinu õdevend, keegi sinu laps. Ja sa mõtled, et miks ma olen selles olukorras jälle ja jälle, ma ei saa nagu välja siit. Ma olen palunud selle pärast, ma tahan teistmoodi, aga näed, jälle ma olen siin. Ja siis sa hakkad jälle mõtlema, et Jumal, miks sa lased sellel juhtuda, miks ma siin olen. Aga see võib olla
sa vajad läbimurret finantsides. Sa justkui teed oma tööd, ajad oma asju, aga sa näed, et nagu õnnistust ei ole. Kõik, mis tuleb, kõik läheb välja ja pead juurde laenama, eks ole. Ja sa ei oska siit ise edasi minna, sa mõtled, Jumal, miks see niimoodi on? Sa võid vajada läbimurret tööalaselt. Sa tunned, et sa oled kinni, sa oled nagu kuldsete käeraudadega, et sa justkui teed asju, aga see ei ole nagu hinguseks või õnnistuseks. Sa võib-olla vajad enda ettevõttega läbimurret. Sa näed, et sa igatsed midagi rohkemat, sa tahad mingisuguse uue toote-teenusega tulla, sa tahad võib-olla mingile uuele turule minna. Ja üks takistus tuleb teise järgi sulle vastu ja sa saad aru, et sul on kuidagi jalad mudas. Proovid, aga oled nagu sama koha peal. See võib olla mõni pahe või kiusatus. Sa proovid sellest lahti saada. Olgu see liigne ekraan, olgu see alkohol, olgu see tubakas, mis iganes pahe. Inimesed maadlevad igasugu asjadega. Ma tahan lahti saada ja ma ei saa, ma ikka siin kinni. Ja sa tunned, et see on nagu see suur armee, mis tuleb sulle peale. Ma ei saa inimlikult, ma ei saa, ei olegi lahendust. Ja siin on need esimesed asjad, mis Joosafat selles olukorras õigesti teeb. Ta saab aru, et mina ei võidagi seda armeed. Mina ei suudagi sellest üle olla. Ja see on võib-olla esimene õige asi, mis ta teeb. Ja siis ta kutsub rahva kokku, ütleb, nüüd me ei vaata enam selle probleemi ja selle armee peale, vaid nüüd me vaatame üles. Sest siin on vaja, et Jumal peaks selle lahingu meie eest. Meil on väike armee, me ei suuda. Nüüd vaatame salmid 5-13, kuidas lugu edasi läheb. Ja kui sa ei näe, siis ma loen ette, et kuula. Ja Joosafat seisis Juuda ja Jeruusalemma koguduses Issanda kojas õue ees ning ütles, Issand, meie vanemate Jumal, kas pole mitte sina taevas ja kõigil paganate kuningriikide valitseja? Sinu käes on ju jõud ja vägi ja ükski ei suuda sulle vastu panna. Eks ole sina, meie Jumal, ära ajanud selle maa elanikud oma Iisraeli rahva eest ja andnud maa igaveseks ajaks oma sõbra Aabrami soole. Nemad on seal elanud ja on seal ehitanud sinule, su nimele pühamu, öeldes, kui meid tabab õnnetus, mõõk, kohus, katk või nälg, siis me astume selle koja ette ja sinu ette, sest selles kojas on sinu nimi. Ja me hüüame sinu poole oma kitsikuses, et sa meid kuuleksid ja aitaksid. Ja nüüd vaata Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku pojad, kelle maast sa ei lubanud Iisraeli läbi minna, kui nad Egiptuse maalt tulid, vaid pidid neist mööda minema ega saanud neid hävitada. Vaata, need maksavad nüüd meile kätte, tulles meid välja ajama sinu omandist, mille sa meile oled andnud pärida. Meie Jumal, kas sa ei tahaks nende üle kohut mõista? Sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meie kallale. Ja me ise ei tea, mida peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Ja kogu Juuda seisis Issanda ees, isegi nende väetid, nende naised ja nende lapsed. Esimesed salmid viitavad sellele, et tunnistatakse Jumala suurust ja vägevust. Jumal, kas pole mitte sina suur? Vaata, mis sa juba oled teinud. Siin on viide sellele, mida ta juba on teinud ja mida on tõotatud. Jumalale meeldib, kui me meenutame talle tema enda tõotusi pühakirjast. Pühakirjas on kokku üle 7000 tõotuse. Need on ühel või teisel kujul sõnastatud ja antud. Ja Jumalale meeldib, kui me ütleme, Jumal, kas pole mitte sina öelnud niimoodi? Kas pole sina lubanud sellisel kujul lahendust? Need on kõik need kõige tuntumad piiblisalmid. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda, et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja nii edasi. Ja sina andsid meile selle maa. Kuidas siis nüüd niimoodi? Kuidas see ohus on? Teiseks, mida teeb väga õigesti Joosafat, on salmid 8-11. Ta valab oma südame siiralt Jumala ette ja ta kirjeldab, milles probleem seisneb. See on väga tähtis, kui me otsime läbimuret, et me sõnastame, milles siis täpselt probleem on. Sa tood Jumala ette täpselt, Jumal näed, olukord on selline. See ei ole mitte selleks, et Jumalat informeerida, sest ta teab seda. Aga see, et ta saab aru, kus sinu süda päriselt valutab, kus see koht on. Ta ütleb, näed, sina lubasid meid läbi tulla, nüüd nad tulevad kätte maksma ja olukord on see, me ei suuda neile vastu saada. Ja kolmas, ta tunnistab, salmis 12-13, ta ütleb, inimlikku lahendust ei ole, issand, sina näed.
Kui sina ei aita, siis me oleme hukkunud, sest meil pole jõudu selle suure jõugu ees, kes tuleb meile kallale. Ja me ise ei tea, mis me peaksime tegema, vaid meie silmad vaatavad sinu poole. Joosafat tunnistab, et kui sina ei sekku, siis ongi läbi. Vaatame edasi, mida issand vastab selle peale. Ja issanda vaim tuli Jaahasieli Sakaaria poja peale, kes oli Aasafi järeltulijaist pärit oleva Leviit Matanja poja, Jeieli poja, Benaja poja, Sakaaria poeg, ja ta ütles, pange tähele, kogu Juuda, Jeruusalemma elanikud ja kuningas Joosafat. Nõnda ütleb teile issand, ärge kartke ja ärge tundke hirmu selle suure jõugu ees, sest see pole teie, vaid Jumala sõda. Minge homme alla nende vastu, vaata, nad tulevad üles mööda Siisi tõusuteed ja te kohtate neid oru lõpus ida pool Jerueli kõrbe. Seejuures ei ole vaja teil sõdida. Astuge ette, seiske ja vaadake, kuidas issand teid päästab, Juuda ja Jeruusalemm. Ärge kartke, ärge tundke hirmu, minge homme nende vastu ja issand on teiega. Mis siin juhtub? Issand ütleb, ma olen kuulnud seda palvet, minu tõotused ei muutu, need kehtivad, ärge kartke, see pole teie sõda. Ja mõelge, Jumal mõnikord täiesti meile, kui me anname ennast, ütleme, et mina ei suuda sõdida, ma ei oska sellest olukorrast välja tulla. Mulle pandi selline diagnoos, mind koondati töö juurest, minu suhe läks katki, ma ei oska. Ja siis tuleb Jumal, kui ta on sulle tõotanud, ütleb, ära karda, see ei olegi sinu sõda. Mina sõdin sinu eest, vaadake, mida Jumal teeb. Ja siin on tähtis asi, et me ei pea mitte kõigest aru saama, vaid me peame kuuletuma. Tähtis on kuuletada, mida Jumal sulle ütleb, isegi kui me ei saa lõpuni aru sellest loogikast. Mis see tähendab? Tõuske neile vastu ja te ei pea sõdima. Kuidas niimoodi? Aga siin on näha, et kui Joosafat koos rahvaga oli ennast täielikult üle andnud, siis nad ei kahtle. Hea küll, Jumal ütles, me ei pea sõdima ja nüüd me lähme selles usus välja. Usu vastand oli hirm, mäletate. Ei tea, kas ikka on niimoodi. Jumal ütleb, ärge kartke, mina sõdin, lähme. Lähme edasi. Siis Joosafat kummardas silmili maha ja kõik Juuda ja Jeruusalemma elanikud heitsid issanda ette ning kummardasid issandat. Ja need leviidid, kes olid kehatlastest ja koorahlastest, tõusid üles, et issandat Iisraeli Jumalat ülivalju häälega kiita. Ja järgmisel hommikul tõusid nad vara ning läksid Tekoa kõrbe. Nende välja minnes astus Joosafat ette ja ütles, kuulge mind, Juuda ja Jeruusalemma elanikud, uskuge issandasse, oma Jumalasse, siis te jääte kõik püsima. Uskuge tema prohveteid, siis õnnestub teil kõik. Ja ta pidas rahvaga nõu, seadis issandale lauljad ja kiitjad, kes pühas ehtes pidid minema relvastatute ees ja ütlema, tänage issandat, sest tema heldus kestab igavesti. Mõelge, mis siin nüüd toimub. Rahvas eesotsas kuningaga ja kiitjate lauljatega hakkab Jumala eest, lahenduse eest kiitma, mis ei ole veel materialiseerunud. Lahendust ju veel ei ole. Sõda ei ole ju toimunud veel. Vastane veel ei ole alistatud ja juba nad kiidavad ja tänavad selle eest, et nad on võitnud. Ja see on nüüd raske ususamm. See on keeruline näha seda tulemust, et Jumal, kui sina ütlesid ja sina tõotad, mul pole kahtlustki, et see läheb niimoodi. Ja sa hakkad tänama selle lahenduse eest, mis juba on teel. Seda võiks umbes niimoodi mõelda, et kui keegi paneb mulle kuskilt, ma ei tea, Tartust paneb kirja posti ja siis ma juba tänan, kuigi see kiri ei ole veel kohal, ma tean, et see tuleb Omnivaga kohale, aga ma tean, et see on juba teel. Ja ma tänan. Eks ole, ma ei tea, keegi kaugelt sugulane pani mulle 500 eurot kirjaga posti ja nüüd ma tänan, ma tean, et see tuleb, ma lähen homme, võtan selle sealt bussijaamast, aga aitäh, et sa juba panid selle teele. Ja siin on midagi sarnast. Ma tean, Jumal, et sa aitad, sa tõotasid seda ja ma kiidan sind juba selle eest, kuigi mul ei ole veel käes see asi. Jällegi üks asi, mida on Joosafati näitest kanda üle nagu meie ellu ja meie olukorda. Kas meil on piisavalt usku, et tänada Jumalat lahenduste eest, mis veel ei ole materialiseerunud?
Nii. Sel ajal, kui nad hakkasid hõiskama ja kiitma, pani issand varitsejad Ammoni, Moabi ja Seiri mäestiku poegadele, kes olid tulnud Juuda vastu, ja nad löödi maha. Sest ammonlased ja Moabid tõusid Seiri mäestiku elanike vastu, et need hävitada ja kaotada. Ja kui nad Seiri elanikele olid lõppu teinud, siis aitasid nad üksteist hävitada. Kui siis Juuda jõudis vaatluspaika kõrbes ja nad vaatasid jõugu poole, ennäe siis lamasid laibad maas ja ükski polnud pääsenud. Ja Joosafat ja tema rahvas tulid neilt saaki riisuma ja leidsid nende juurest palju varandust, riideid ja kalleid riistu, ja nad võtsid endile rohkem, kui nad suutsid kanda. Nad olid 3 päeva saaki riisumas, sest seda oli palju. Ja 4. päeval kogunesid nad kiituse orgu, sest seal kiitsid nad issandat, seepärast nimetatakse seda paika kiituse oruks tänapäevani. Siis pöördusid kõik Juuda ja Jeruusalemma mehed ja Joosafat nende eesotsas rõõmuga tagasi Jeruusalemma, sest issand oli neid lasknud nende vaenlastest rõõmu tunda. Ja nad tulid naablite kannelde ja pasunatega Jeruusalemma issanda kotta. Aga hirm Jumala ees valdas kõigi maade kuningriike, kui nad kuulsid, et issand oli sõdinud Iisraeli vaenlaste vastu. Siis oli Joosafati kuningriigil vaikne aeg. Tema Jumal andis talle ümberkaudu rahu. Siin Jumal teeb seda, mis ta on öelnud, et ta teeb. Kui Jumal on andnud sulle sõna sinu elu kohta, mingi olukorra kohta, et sa pead seda tegema ja sul on see südames olnud, siis ta toob lahenduse. Ta teeb täpselt seda, mida ta on tõotanud ja isegi kui hetke olukorra mingisugused ilmingud ei toeta seda nägemust, siis usus sellele kindlaks jäädes võib kindel olla, et Jumal ei vea sind alt. Ta toob selle lahenduse üleloomulikult. Nagu me siin nägime, ta pöörab vastased omavahel tülli, nii et ükski ei ellu. Teine, mis me näeme siin salmis 25, Jumal annab sageli palju rohkem, kui oskame küsida. Ta ei tee lihtsalt miinimumi, et hea küll, nagu et kaupleme, et saab äkki ka odavama hinnaga selle töö tehtud. Vaid sina teed oma rolli ja ta annab sulle boonust. Ta teeb niimoodi, et sa saad rõõmu rohkem, sa saad kõike seda rohkem, mida sa oled palunud. See on see sama, kui Peetrus läheb, kui on jalutu mees, eks ole, kas sa annaksid mulle almust? Ütleb, kulda ja hõbedat mul ei ole, aga tõuse püsti ja kõnni. See mees saab palju rohkem, kui ta on küsinud. Ja sageli on see, et kui me jääme kindlaks ja Jumal on midagi tõotanud, ta toob lahenduse imeliselt ja hoopis külluslikumalt. Ja lõpuks, mida teeb väga õigesti Joosafat ja rahvas, ärme unusta tänada kiita teda, kes lahenduse toob. Mõnikord on see, et me saame selle lahenduse kätte ja siis on jälle, et nüüd on asjad hästi, et nüüd lähme jälle nagu kaugemale. Et aitäh Jumal, hea küll, tegid ära, aga ära nüüd mõnda aega sega. Eks ole. Aga siin on täpselt see, et sina tõid meile selle võidu ja Jumal annab neile rahu ümber kaudu. Enam ei julgeta jamadest, teatakse, et ahah, neil on mingisugune Jumal, kellega meie siin ei suuda küll sõdida. Mis siis, kui läbimurret ei tule? Kui sa oled jätkuvalt selles olukorras, et sa palvetad ja mingid olukorrad tulevad ja tulevad tagasi. Mis siis teha? Esimene tõdemus on see, et Jumal ei tee asju kunagi liiga vara ega kunagi liiga hilja. Ja ma tean seda lauset, kuidas see võib närve ajada, öeldakse, Jumala aeg ei ole sinu aeg. Ja kui sa selle olukorra keskel oled, ma tean, et see lause võib närvi ajada. Sest jah, Jumal on igavene ja kõik võimas, aga minul on siin üks elu, eks ole. Minu kell tiksub, minu elu läheb. Kus see lahendus on? Ja siis tulebki usaldada seda hetke, et Jumal ei jää kunagi hiljaks ja ta ei tee kunagi midagi liiga vara. Vaid kõik toimub õigel ajal ja mingil põhjusel just siis. Küsimus on selles, kas me näeme seda olukorda nagu mäejalamilt või mäetipust. Ja paratamatult meie inimeste vaade on siin selle olukorra, me näeme nagu enda kõrguselt. Ja alles hiljem, retrospektiivselt, me saame aru, et miks just selline ajastus. Kuskil pidid mingisugused asjad kokku minema, enne kui see läbimurre sai tulla minu ellu.
Ja üks väga huvitav küsimus on veel, et kas mina ootan Jumala järgi või Jumal ootab minu järgi. Ja need ei ole sama asi. Teinekord on niimoodi, et Jumala lahendus on ammu valmis, aga ta ei saa õnnistada pattu. Sul on vaja mingid asjad enda elus enne ära teha, korda saada. Ta ei saa seda olukorda võimendada, mis sul on, kui see ei ole puhas. Ja meil tasub mõelda, et kas Jumal ootab minu järgi või mina ootan Jumala järgi. Kannatlikult ootamine on elus üks raskemaid asju, eks ole. Me oleme kärsitud. Kes vähem, kes rohkem. Mina olen väga kärsitu inimene. Ma tahan, et täna juhtuksid asjad nüüd. Aga me ei saa Jumalale dikteerida, kuidas ja millal mingid asjad juhtuvad. Ja sageli see, mis me ütleme, et Jumal tee niimoodi, siis me tahame nagu Jumala raami panna. Aga Jumal võib olla hoopis teistsugune lahendus, hoopis teiste inimeste kaudu, hoopis teistel meetoditel. Ja nagu sellegi loo puhul me näeme, et ta tahab palju rohkem, mitte lihtsalt, et me kaitseme selle rünnaku ära, vaid me võtame 4 päeva saaki. Ja meil on rahu nagu pikkadeks aastateks. Ja teine asi, see ootamine ei ole selline ootamine nagu valgusfoori taga, et ootan, millal nagu roheliseks läheb. Või kuskil järjekorras ootamine. Vaid sellist asja nagu lihtsalt ootav kristlane ei tohikski olemas olla. Mis on see, mis meie sellel ajal saame teha? Keda me saame teenida? Kuidas me saame olla kaasas Jumala plaaniga, Jumala töös? Mitte, et me lihtsalt ootame, et Jumal, ma olen kodus, keerutan pöidlad, et tee midagi. Mida mina saan teha sel ajal, kui mul on vaja kannatlikult oodata? Ja nüüd, kui me mõtleme, et meil on mingid asjad, millest me ei suuda üle olla, siis on paar hästi julgustavat salmi piiblis. Ja üks peamine, mida ma siin välja tooksin, siis 1. Korintuse 13.5. Tegelikult see peaks olema 13.10, kui ma peast mäletan, ma ei tea, miks siin 5 on. Senini pole teid tabanud muu kui inimlik kiusatus, aga Jumal on ustav, kes ei luba teid kiusata rohkem, kui te suudate taluda, vaid koos kiusatusega valmistab ka väljapääsu, nii et te suudate taluda. Ja ma olen siin teinud rasvaseks, aga Jumal. Kui ma kirjutan kunagi või keegi kirjutab minust eluloo raamatu, siis ma tahaks, et selle pealkiri oleks aga Jumal. Piiblis on öeldud umbes 40-50 korda, aga Jumal. Aga see keeleliselt on erinev, see on ent või kuid või midagi sellist. Mis mõte on? Mõte on selles, et meie keerasime kõik tuksi. Aga Jumal. Minul ei olnud lootust, mina kukkusin läbi, aga Jumal. Mis on sinu elus see olukord, kus sa ütled, et ma ei suudagi, mina ei saa siit välja ja siis tuleb, aga Jumal. Tal on teine plaan, tal on parem plaan, tal on lahendus, üleloomulik. Mis on läbimurde valem? Filippi 4:6-7. Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemisega, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ärge muretsege, väga selgelt öeldud. Kui sind tabab, kui sa oled kuskil seisus, kus sa ei saa välja, ära muretse, on esimene asi. Ütle Jumalale täpselt välja, mis vajadused see on. Olukord on selline. Olukord on kriitiline, ma ei oska siit välja tulla. Jumal, ma annan sulle üle. Öelge Jumalale tänu, palvetage ja anuge püsivalt. See näitab, et see läheb sulle korda, see ei ole lihtsalt üks õhtupalve, et Jumal, et sa võiksid selle ka korda teha. Vaid sa mõtled hommikul ja õhtul südamest, anud, võib-olla nutad Jumala ees. Mõtled nende asjade üle. Et Jumal, see on tõesti praegu nii tähtis, ma palun sellest sinu abi. Ja Jumal täidab üleloomuliku rahuga, hoiab mõtted Jeesusel, hoiab igaviku teemadel. Tõesti üleloomulik rahu, kes on seda kogenud. Meil on kristlastele see antud. Keset sõda, üleloomulik rahu. Kokkuvõte. Läbimurre ei ole mingisugune juhuslik sündmus, vaid see sünnib siis, kui Jumal kohtub meie usu, kuulekuse ja püsivusega. Amen. Tõuseme palvetamiseks. Hea Isa,
ma tänan sind kogu südamest sinu elavaks tegeva sõna eest ja ma palun, et see läheks igaühele korda, et kõigil oleks võtta midagi, vaadata enda elus asjad üle ja küsida, et mida sina, Jumal, tahad öelda, mida sina tahad teha, kuidas sina tahad teha. Aita meil jääda ustavaks palves, püsivaks ja et meie pilgud on alati sinu peal, mitte nende olukordade ja raskuste peal, mis meil siin elu nagu klassiruumis on, vaid et meie fookus oleks õige. Mitte miks see juhtus ja mida mina teen, vaid Jumal, mida sa tahad öelda ja mida sina teed. Ja anna meile selleks usku, lootust, et me hoiaksime pilgud kõrgemal. Aamen.